kombe kohaselt oli hiidlased õige poi juures ja saarlased, Saaremaa poi juures, teise poi juures ühesõnaga. Nii et kokku me saime 2 poi vahel, kui otsisime teineteist kaugel merel. Ja saime selle tule ära võtta, muidu oleks see Saaremaale tagasi läinud. Nüüd on tuli siin. Laulu- ja tantsupäeva tuli alustas liikumist 15. juuni hommikul Raadilt Tartust. Päikese tõusuga sealt süüdati ja nüüd ta liigubki kogu aeg üle ja läbi Eesti niimoodi, et see tulekene veel kordagi ära ei kao. Sellepärast nägite, olid väiksed abilised ka kaasas, et tuli säiliks meil kogu aeg. Ja nüüd on tänase päeva ta meil Hiiumaal hoida. Ma loodan, et meil läheb kõik hästi ja me hoiame teda ilusasti. Väga sümboolne on kokku saada täna siin Sõrul just see merepääste mõttes siin mälestusmärgi juures, mis sümboliseerib rannarahva kokkuhoidmist ja elu väärtustamist ja merepääste tähtsust juba aegade algusest saadik. Nimelt, Sõru küla ajaloos on üks väga oluline peatükk. Nimelt Soome kaubalaeva Kullkroona meeskonna merehädast päästmine siin Sõru rannas 11. jaanuaril aastat 1941. Mõtetes läheme enam kui 84 aastat tagasi. Kuigi inimene on kogu elu armastatud tööga tegelenud, jääb tal elu lõpul mööduna tagasi vaadates üks kõige südamelähedasem töö, elutöö. Ja nüüd oma elusündmustest kokkuvõtteid tehes leian, et minu kõige südamelähedasemaks tegevuseks on olnud vetelpääste ja elutööks Soome laeva Kullkroona meeskonna päästmine 1941. aasta jaanuaris. See retk oli meie elu kõige suurem kordaminek, mille üle mina ja minu kaaspäästjad Bernhard, Anton ja Harri võivad uhked olla, sest see toimus südamesunnil. Et au ja kiitus vapratele sõrulastele ja head laulupeod tule edasi kulgemist, et tuli ei kustu. Aitäh teile! Aga meie oma tänase tuleteekonnaga me kindlasti seal Kassari saarele läheme ja vaatame, kuidas nemad ennast oma olemises kinnitavad ja oma identiteeti tugevdavad. Ja sõiduvahend ootamas. Miks see nii on? Sest siin on aasta 2024 parim, kuidas oli rahva põllumees Martin Vallikivi ootamas seda tuli, et võtta ta kaasa ja viia Kassarisse selle väärika sõiduristaga. Kuidas põllutööd on praegu edenenud? Ilusti, olete graafikud. Kuidas see tantsupidu tundub? Ikka saab ära teha või? Saab. Üks raputab ja...
tõepoolest sellel pisut jahedal suvepäeval on lihtsalt nii soe tunne tervitada seda laulupeo tuld siin Kassari saarel ja selle rahvamaja ees. Oleme selle maja ees, mis on olnud koduks nii kõrtsile kui vallatoimetamistele, kui rahva- ja seltsimaja olnud, kui kino ja raamatukogu, küll internetipunkt ja suvekohvik. Ja see on andnud tõeliselt suure tõuke selleks, et me paremini toime tuleme. Orjakus oli isegi mingi koolimaja ehitatud. Aga see kooli kohustus läks ka meil käiku 1860. aastatel ja siis tehti sellised põnevad asjad, et paljud kõrtsid tarkuse ja teadmise kogumine ja vahendamine teistele noorematele põlvkondadele. Aga oluline ju on, et me omavahel suhtleme ja sinna muuseumisse hakkas päris palju tulema ju mujalt rahvast uus asi, ehk siis turism tasapisi ja suvehiidlaste tulemine. No mida meil siin öelda, me saame meenutada ju selliseid suuri nimesid, keda me lihtsalt tunneme rohkem. Kevad annab nüüd täna suvele käe üle, nii et võib veel kevadisest suvest rääkida. Varasuve päikesetõusud ei lase magada. Juba kella 5 paiku praotan vaikselt ukse ja kõnnin Kassari mäele. Algava juunikuu Põhjamaa hommikud, ülemlaulu tuleks neile laulda. Palju on kiidetud Põhjamaa valgeid öid, aga hommikuid. Kunagi ei näe sellist valguspidu ega kuule sellist hõiskeüüdu kui jaanieelsetel päikesetõusudel. Selle maailma kadumisest saab peagi mööda 85 aastat. Aga ometigi on tema vaim täna siin meiega. Meie majutaja pole mitte kes või mis, ja selleks on ei keegi muu kui Kärde Kalev. See kõige armsam oled sa.
ihaldaks vaid sinu varasajad, mis oma lastel jäävad saab. Hoia teda ja saagu teie laulupidulikuks hea olema. Sõnajala öisi otsimas kella 12 ajal. Kui Sõnajala võitlust pärrak teha ja oma pea alla panna, siis näed oma kallimast tund. Aga siis pead vakka olema, ei tohtinud kellegagi rääkida. Pidid selle peale kogu aeg mõtlema. Ja vaat sellist mõtlemist ma siis soovingi teile tänaseks õhtaks. Ja... Ja kuna meil on tantsupeol Lääneranniku kavas on tõrretants, siis ma väga palusin, et Mati ja Lili natuke räägiks sellest õlleteost ja näitaks ka päriselt ära tõrre. Üks jalg pandi aga tõrre peale ja siis muudkui ümber tõrre tantsiti, nii nagu Pillimees mängis. Tere! Selleks, et siin tõrde midagi üldse saada, on tarvis linnasid. Millest linnasid tehti odravili. Ja kõigepealt, et seda odraviljast linnas saadet, pandi see vili kasvama, kasvatati teda. Et seda tünni siis pidama saada vett, minul on seal kaev, pump töötab, vesi voolab, pole suurt tähtsust. Aga vanasti seal käis plöka või toodi kuskilt majalt, siis hiidlasel on kõik asjad käivad, liiguvad, jooksevad. See õlu umbes käärib nii. Praeguste pärmudega kuskil ikka seda 3-4 päeva, siis kuskil 2-3. Tule nüüd ette, perelaine, kuule, räägi mulle, sest ma porsast rääkis, kas porssa pandi kaiu olla sisse või? On pandud küll, aga üldiselt meie peres ei ole seda tehtud. Seda pandi, aga seda pandi siis minu meelest kasutasid inimesed, kui ei olnud oma. Saadati proov Tallinna laburi. Nädala aja pärast tuli vastus, ära sette ja mära täielikult terve võite paaritada.
laulupidusid on märksa rohkem kui lülikesi pükse näha. Õnneks on lõkkemeistrid teadlikult materjali varunud, et kui selle süütame, siis kütab õues soojaks. Kohe paneme ringi käima 2 erilist tuld, võidutule ja laulu- ja tantsupeo tule. Kõigile head võidupüha ja turvalist jaaniaega! Läänemaale, kus homme hommikul kell 10 toimub tule